Tere jälle ja oleme jõudnud siis imelise Bhagavad Gita punktini peatükini 4.4. Ja Arjuna ütles, päikese jumal Vivasvan on ju vanem kui sina, ta sündis enne sind. Kuidas mina peaksin aru saama, et sina olid enne teda ja õpetasid talle selle teaduse, selle imelise teaduse, küsib Arjuna. Arjuna on ju Jumala poolt valitud pühendunu, talle pühendunu. Kuidas ta ei saa aru Krishna sõnadest? Ja? Aga see on fakt hoopis, aga on fakt, et Arjuna ei küsi seda küsimust enda pärast, aga nende pärast, kes ei usu Jumalasse. Ja teemonite pärast, kellele ei meeldi see mõte, et võtta vastu Krishna kui kõrgeim Jumala isiksus. Ja ainult teiste jaoks, ainult nende jaoks Arjuna küsib seda küsimust. Kuidas on võimalik, et sina olid enne päikse Jumalat, o Krishna? Sest Krishna on ju siin kaarikujuhid täiesti tavalise inimese kujul, et kuidas on võimalik, et see inimene oli enne päikse Jumalat, meie nüüd teame, et see on Krishna on Jumala avatar, et ta hiljem tuleb veel välja, et ta nagu alati tal oli mingi taoline kuju või midagi sellest, mis me kõik ei tea. Aga siin siis oleme 4. peatükis ja on väga segane kõik, et mis mõttes, et kuidas see inimene kaarikujuht on järsku Krishna ja kuidas see inimene, kuidas ta nüüd järsku, ta on Jumal ja ta on ka oli juba enne päiksejumalat olemas, see inimene ja õpetas päiksejumalat. Kuidas see saab olla, nii et meie ei saa aru. See mitte ainult teemonid, vaid ka paljud tavalised inimesed ei saa aru ja kaasa arvatud eestlased. Et ja Arjuna küsib see küsimus teiste pärast, seletab siis tõlkija ja kommenteerija. Umbes nagu teeb, nagu ta ei oleks siis teadlik Jumala Krishnast. Aga ta ütlebki tõlkija kommenteerija Swami Prabhupada, et hiljem tuleb välja 10. peatükis, et Arjuna teadis väga hästi, täpselt, et Krishna on Jumala kõrgem isiksus, et Krishna on Jumal, ta teadis. Kõige algus ja kõige lõpp. Ja, transcendentaalsuses ja kõige algus ja kõige lõpp. Ja sellegipoolest ta siis esitab küsimuse, kuidas on võimalik Jumal Krishna, et sina olid enne päikse Jumalat ja õpetasid talle selle imelise teaduse. Et selline on siis Arjuna küsimus siis 4.4 kõikide inimeste hüveks. Ja muidugi Krishna ilmus Devaki pojana sellel maapinnal, sellel maal. Ja kuidas Krishna siis ilmudes või sündides inimesena, kuidas ta jäi Jumala kõrgemaks isiksuseks kogu aeg selle protsessi käigus. Seda on tavalisel inimesel väga raske aru saada. Tänu selle selgitusest me natuke saame aru, et Jumal kehastus, sündis, võttis kuju, aga ta kogu aeg oli Jumal samal ajal. Et ta ei olnud hetkegi nagu, kus ta poleks olnud Jumal. Et ta ei muutunud tavaliseks inimeseks selle sünni käigus kordagi nagu meie. Ja võib-olla mingis teises dimensioonis me kergeme mäletseme Jumalat kogu aeg. Nüüd me sünnime siia ateistliku maailma, meil ei ole kõik meeles ja me peame järk-järgult õppima kuskilt joogast või piiblist või raamatutest. Ja siis meil meenub, see on sellega. Aga kui me sünnime siia ateistliku maailma, siis võib-olla kõikidel ei ole brahmanites vanemad, et osadel on ateistide vanemad või
teadlastest vanemad või me kogu aeg ei mäleta seda jumalikku teadvust ja teadust. Et oleneb, kuhu sa sünnid, vastavalt sellele sul on erinevad anded ja asjad. Ja aga Jumal Krishna siis sündis ja tal oli kogu aeg meeles nagu kõik või selles mõttes, vahepeal ta mängib ja teeskleb, et ta ei ole meeles. Ja siis ma kuulasin ühte Swamit ja see Swami räägib, et Krishnale lapsepõlves loeti, et ta sündis üldse vanglas või kuskil väga rasketes oludes, aga lapsepõlves talle hiljem loeti ette seda Ramajanat ja Ramajanas on siis koht, kus Jumala avatar, Rama, siis see naine röövitakse ära, kidnapitakse ära teemonite poolt. Ja siis ta haarab vibu ja jookseb sealt džunglis või metsas, et kus mu naine on ja ma pean saama kätte. Siuke koht on siuke jumalik tragöödia või siuke jumala enda osalus siis selles tragöödias. Ja Krishnale loetakse seda kohta ette. Ja väike Krishna siis väikse lapsena, kui ta kuuleb seda, et siit ta rööviti ära, siis ta hüppab üles ja ütleb, kus on mu vibu, nagu unesegane. Ma pean siit, kus on siit, et üks Swami rääkis seda lugu mulle läbi YouTube ja sellest siis ta seletab, et tuleb välja, et Jumal Krishna oli ka Jumal Rama, et nad on seotud omavahel kuidagi, et see on täpselt üks ja sama ja et väga siuke huvitav, kuidas Jumal on ilmunud Indiasse läbi aegade ja midagi sellest on jah. Et ja siin samamoodi, et kirjeldatakse Swami Prabhupada, siis kirjeldab, et see algne isik on ju, jah, et see Jumal, et see on tavasinimene, raske aru saada võib-olla, inimene, algne isik, Jumal, jah, algne isik, jah. Kes on algne isik? Jumal Krishna on algne isik, jah, väga raske aru saada, on ju. Ja selleks, et sellest, see selgemaks muutuks, me veel rohkem saaks aru, et me saaks aru sellest, siis Arjuna küsib selle küsimuse Krishnalt endalt, et kes sa oled, on ju, kuidas on võimalik, et sa instrueerisid Päikse Jumalat Vivasvani 120 miljonit aastat tagasi, et kuidas see on võimalik, on ju. Et me ei mäleta isegi oma eelmist elu, et Jumal mäletab nagu kõike oma elusid. Ja Arjuna siis küsib selle küsimuse nii, et Krishna saaks ise sellelt, Jumal tänatud, et Krishna saaks ise on ju rääkida sellest autoriteetsest positsioonist vastuseid sellele küsimusele. No hiljem need vastused ilmselt järgnevad järgmistes värssides. Aga praegu jah, see värss on küsimus. Et jah, et Krishna on kogu maailma poolt aktsepteeritud siis ülim autoriteet ja supriim ja ka ülem ja ülim ja mitte ainult siis mäletamatutest aegadest juba olemas, mitte päred, vaid juba olemas ka siis kogu aeg mäletamatutest aegadest. Ta on palju rohkem ja ainult teemonid üksi siis eitavad Jumalat, ütlevad, teda ma olen, jah. Ja siiski läheme edasi, et kuna Krishna on siis autoriteet, kõigi poolt aktsepteeritud autoriteet, Arjuna küsib talt selle küsimuse selleks, et Krishna saaks vastata ilma siis nende, et teemonid segaksid seda tõlget või midagi, siis Krishna saab otsa siis vastata, kes alati teemonid alati proovivad siis omal viisil siis Jumalat segada ja Jumala kõnet segada, siis omadel viisidel. On vajalik kõik omaenda hüveks ja kasuks tehaksid Krishna teadust. Seetõttu, kui Krishna räägib iseendast, on see jah, nagu hea ja arusaadav siis kõikidele maailmadele ja püha ja puhas ja teemonite jaoks
sellised seletused Krishna enda poolt võivad tunduda siis veidrad, sest et teemonid õpivad Krishna kohta alati oma enda sellest vaateviisist. Aga need, kes on Jumala pühendunud, siis südamlikult võtavad terved heartily welcome ehk siis oma südames võtavad südamliku vastu Krishna sõnad, nii nagu Krishna neid ise rääkis ja ilma neid muutmata, ilma oma vaatepunkti peale surutmata, ilma et seda nagu tahaksin muuta Jumala lauseid, et sa võtad selle vastu nii nagu see on. Ja Jumalale pühendunud siis alati kummardavad, teenivad selliseid Jumala lauseid Krishna enda poolt, siis nad on alati virgad siis õppima rohkem Jumala kohta, Jumalale pühendunud. Ja ateistid, Jumalas mitte uskujad, uskmatud ja siis, kes siis arvavad, et peavad Krishnat tavaliseks meheks, arvavad, et see oli lihtsalt tavaline inimene ja seal ei olnud midagi enamat. Et ka nemad, et siis võid sellisel viisil siis aru saada, et Krishna oli rohkem kui inimene, üleinimeste ja superhuman ja ta on siiamaani ja sel hetkel ta ilmus niimoodi, aga ta on siiamaani. Ja et isegi ateistid, kes kuulevad need laused, siis saavad aru ja võivad saada aru ja et tema on satsit ananda vigraha ehk siis õnnekeha ja ehk siis igavene kuju, igavene teadmise ja õnnistuste kuju ja kes on Jumala. Et vaata, kui sa vaatad Jumala ilmumisi erinevatel aegadest, alati on õnnekeha ja teadmiste ja õnnistuse kuju ise. Et ta on transcendentaalne, et ta on üle materiaalse maailma valitsemiste, ka materiaalse looduse valitsemiste. Ja üle siis aja ja ruumi mõju. Et saad, Jumal võib ilmuda ükskõik kuhu, ükskõik kuidas, nii nagu ta soovib alati. Vastavalt siis inimeste palvetele muidugi. Ja Jumalale pühendunu nagu Arjuna on kindlasti kahtlemata üle siis igasugustest arusaamatustest siis Krishna transcendentaalse positsiooni suhtes. Et me ei pea neid arusaamatusi nagu isegi lahkama või võtma omaks, et me lihtsalt teame, et Krishna on transcendentaalselt Jumala kõrgem isiksus. Ei pea neid arusaamatusi isegi lahkama selles mõttes. Ja et Arjuna küsib sellest küsimust, on lihtsalt katse siis Jumalale pühendunud poolt, et saada üle nendest ateistlike suhtumistega inimeste arvamustest ja suhtumistest. Ja neid oli seal lahinguväljal palju, kes siis arvad, et Krishna on tavaline inimene või ei pea teda millekski või arvad, et teda on kerge võita või midagi sellest. Neid oli seal lahinguväljal palju, jah. Et siis ta on lihtsalt ainult materiaalmaailm ja et Krishna on ka selle materiaalse maailma mõju all täielikult. Et see ei pruugi sugugi tõele vastata, tuleb nii välja. Ja et selline küsimus siis Arjuna poolt. Bhagavad Gita, peatükk 4.4. Aitäh selle suurepärase tõlke eest.